tere! Enne suurt heinategu jõuan tuua veel teieni ühe Trinity äriõiguse töögrupi 4-päevase nõuande. Täna mõtlesin rääkida teile sellest, mis saab siis, kui ühel äriregistrist kustutatud äriühingul ilmneb, et on järsku vara. Teatavasti lõpeb äriühing registrist kustutamisega ja pärast seda ei ole tal enam vara ega esindajat ega midagi. Kui aga ilmneb, et sellisel ühingul ikkagi on mingisugune vara, näiteks mingi kinnisvara, mis on kantud registrisse või midagi muud, siis tuleb selleks läbi viia täiendav likvideerimine. Kuidas see käib? Selleks tuleb esitada avaldus kohtule ja näidata seal ära, milline vara ühingul on. Samuti tasub seal teha ettepanek selle osas, kelle tahaksite määrata ühingu likvideerijaks, sest sellise avalduse alusel otsustab kohus ühingu täiendava likvideerimise ja määrab likvideerija, kelle ülesandeks ongi seesama vara müüa ning sealt tekkinud tulu omanike vahel jagada või siis võlausaldajatele, kui ühingul on jätkuvalt võlausaldajad. Arvestama peab ka sellega, et sellise täiendava likvideerimise käigus ei saa ühingut tegevust enam jätkata ning vara tuleb anda üle omanikule, mis toob kaasa tulumaksukohustuse. Ja kogu selline likvideerimine toimub kohtu järelevalve all, ehk likvideerija peab oma tegevusest andma kohtule aru. Kui teil tekib sellega seoses täiendavaid küsimusi, võite minuga julgesti ühendust võtta. Aitäh vaatamast, kuulamast!